200 meetri jooksjad on jõudnud lõpusirgele ja see suur võistlus, 2 päeva kestnud 10 võistlus saab lahenduse. Ja kohe on lõpetamas ka viimane võistleja, kui ta lõpetab. Ja ta lõpetab. Kohe me liigume kokku ja me võime öelda, kes on selle äärmiselt tasavägise algusest peale punkt-punktilt kulgenud heitluse võitja. On see kõik või tuleb veel midagi või? See oli alles algus. See on ju jama, kurat. Mis asi on jama? See, et me võitnud. No mine räägi Liisiga. Mida? No seda, et sa võita tahad, noh. Tema lööb punkte kokku. Punkte? No. Ma oleks 3 alaga tal nii palju saama kui teie, kurat 10. Isegi oma vormis ei ole. No, jah. Kurat, markiist näen lõpusirge alles mööda. See on ju jama täitsa. Kuule, kui ma oleks keibas algkõrguse üle saanud. Algmadaluse. Ja ma oleks saanud, aga ma tõmbasin kõrguses oma hiljuse kanna ära. Mul oli 400 pidevalt vastu tuul. Mina küll ei tundnud. Mina ka ei tundnud, et me olime ühes jooksus. Ma ei tea, mul oli välisrajal kogu aeg tuul vastu. Mul läks kuul kogu aeg üle sõrmede. No mul lagunes kettas täitsa tehnika ära. Aga tehnika, see otsustab kõik. Kuule, kas kellelgi on kõik alad ka välja tulnud või? No minul küll tõesti enam-vähem kõik tegelikult. Mis sul viga? Sul pole ühtegi tugevat ala ka. No, mees, 1500 mul on ikka väga tugev. Nüüd naljakam on see, et monsenjöör, vana spordimees meid ei võitnud. Ma ei tea, me punkti ju veel ei tea. No aga mingit selget vahet ei olnud. Ma ütlen teile, mehed, Monsi oli häbematult pehme. Esimene päev oli tal pehme ja teine päev eriti pehme. Kuule kohe! Monsi! Teate, tegelikult ma algusest peale ei tahtnudki võita. Ma olen elus teinud, teate, nii palju sporti, ma olen nii palju võite. Üks võit ees, võit taga, mõtle ka. Teate, mis on tähtis hoopis? Tähtis on see, et meil on klubil uus traditsioon. Iga-aastane 10 võistlus, vaat see on tähtis. Ja, mehed, ma ütlen, hakkame panema iga kuu 1 kord vähem. Teeme iga nädal. Mehed, mina võin teha vähemalt 2 korda nädalas. Tulge üles, mul on teile üleval üllatus. Selle kõik teinud. Millal ta jõudis selle tee? Tal on tohutu töövõime, ma olen kogu aeg vaadanud mehed. Ma olen ka vaadanud. Me oleme kõik vaadanud. Kuule, kas me ei peaks seda kuidagi paremini ära kasutama? Kuidas paremini? No ma olen silmis, et leiaks Liisile mingit lisarakendust, kui üks meie hulgast on ikka nii palju töökam. Ta ikka ei ole üks meie hulgast. No jaa, seda küll, aga... Nii mehed, kes teeb lahti? Lubage, ma tean, kes oskab kõige paremini. Kas pärast sporti ikka sobib niisugune asi? No, kuule, väikene pankett alati. Ja võitluspinge tuleb maha võtta. Oli ka mingid pinged gaasisse või? Oot! Kes seal punnitas elu ees? Mina küll ei punnitanud. Kuigi minu jaoks on üldse absoluutselt mitte mingit tähtsust tema minu jaoks, kes meist on füüsiliselt tugevam. Ja mida sa võistlesid siis? See on klubi vaim. Kõik teevad, mida teised teevad. No ei tea, Keel on tugevam. vastu päeva võib-olla. Kuule, ma tahtsin sulle öelda, et tead, et see, et mul kunagi alkoholiga probleeme oli. Kuidas? No see, et ma olin liigtarbija, no ega seda ei maksa kogu aeg rõhutada. Hea küll. Nuulata klaas ka. Nii, mina tahtsin nüüd teada, kelle terviseks me praegu võtame. Ja, kes siis ikkagi võitis? Ja
olnud raske, sellepärast, et punkt oli üldiselt kõigil väga vähe. No. Enne viimast ala oli teil kõigil võimalus võita. Vahed olid nii imepisikesed. Nii et tegelikult olenes kõik 1500 meetri jooksust. Ehk siis teiste sõnadega teie füüsilisest vastupidavusest. Kes siis lõpuks võitis? Ma ütlen kõik järjekorras. Nii. 5. jäi. Juba teist nädalat tegelikult ma võiksin öelda, et 5. tuli. Tasa. Koalitsiooniline partei. Majanduslikele nõudlustele on lisandunud ka poliitilised. Nõutakse uut valitsust, mis oleks tõeline rahvavalitsus. Kui kaua võib pikett veel kesta? Väga kaua niimoodi kesta veel siis. Ma ütlen, mitte ühtegi meie nõudmist pole siiamaani kurat kuulda võetud. Ma ei tea, kas meil on kurtide valitsus praegu või. Aga me võime siin väga kaua veel seista. Ja ma ütlen, me ei või siin niisama seista. Kui meil mitte ühtegi nõudmist kuulda võetud, ma ütlen, me läheme siia sisse ka veel. Vot niimoodi me teeme selle asja. Härra Maaherra ütles ka, et tegevust kavatsetakse laiendada maakonnakeskustesse. Tuletame vaatajatele meelde, et Maaherra oli endise M-klubi aktiivne liige. Ja jätkame välisuudistega. Omaaegse M-klubi. Maaherra on täitsa lolliks läinud. Poliitikas lähed sa lolliks varem või hiljem. Maaherra läks enne lolliks ja siis läks poliitikasse. Tavaliselt minnaksegi seda pidi. Meid see hullus õnneks ei ohusta. Jah, meie oleme õnneks spordimehed. Klubi. Markiid. Mingi plika. Plika. Hallo? Ja. Saan. Ei ole tarvis. Ei, ma tulen oma autoga. Ja. Veerand tunni pärast olen kohal. Ja. Ei, selge. Mitte kellelegi, mitte ühtegi sõna. Selge. Kuulge, ma ikka sisse saan, jah? Selge. Jah, nägemisi. Mis lind see oli? Te olge edasi, ma käin korraks ära. Kui on klubi üritus, siis on klubi üritus! Aga vabanda, ma pean minema. Kuhu sa pead minema? Ma tulen tagasi nii ruttu, kui ma saan. Aga kokkuvõte? Ma ütlen, te ei tohi praegu alla anda. Kui te praegu kurat alla annate ja lihtsalt minema lähete, siis te kaotate kõik, mis te senimaani võitnud olete. No aga mida me siis oleme võitnud nii kandes? Kuidas ei ole midagi võitnud siis, kui kurat härradel on juba vesi ahjus ju. Kas te ei näe, kurat? Härrad arvasid, me teeme ära oma väikese Eesti Vabariigikese ja pistame selle taskusse, kurat. Aga ei lähe läbi. Inimestele ei meeldi selline Eesti Vabariik. Ja sellepärast ma ütlen, te peate siin edasi seisma. Nii kaua kui jaksate, nii kaua kui veel püsti seisate. Nii kaua seisate, kuni valitsusel süda sulab. Ei, neil sulab süda. Neil ei olegi süda. Kuulge, kallikesed, rohkem julgemalt peate kuraditele peale käima. Nagu ta raip sealt uksest välja tuleb. Naks kohe kallale. Ja ütlete kohe välja, mis te kuradist arvate. Südame pealt ütlete kõik ära. Mis te sellest asjast praegu arvate, eks ole? Nagu sealt mõni välja tuleb. Niimoodi. Kuule, meil midagi häbestada. Kas sinu isa ja ema on ka näinud? Sina käid kohutud konus. Ja see on üldeks sulle. See on ka õieks. Ma ju ette näinudki seda. Missakene. Võtame maha. Ja kui tuleb tagasi, siis lööme maha lihtsalt. Vaat, see nüüd on hoop, millest Marki ei tõuse. Ühe punktiga jääda viimaseks. See tema hinge nüüd küll ei mahu. Aga on see ikka kindel? Ma mitu korda kontrollisin. No see, et Markii viimane on, seda ma usun. Aga no, et me kõik ühe palju punkte saime. See on imelik, noh. See pole lihtsalt tõenäoline. Kuule, mina ka seda ei usu. See pole võimalik. Meie Liisi lihtsalt liitis valesti. No hästi, võtame siis uuesti. Palun. Nii, majesteet. 100 meetrit. 16,22. Taevane müritus. 72 punkti. Tuul oli vastu. Kaugus. 302.
68 punkti. See oli paku taga. Kokku 140 punkti. Nool pole peaaegu. Nii, Kuul 17, 64. 953 punkti. Kokku 1093 punkti. Nii. Suur tänu teile, ma olen teile väga tänulik. Head õhtut. Ja, loomulikult. Mitte kellelegi, mitte üht sõna. Suur tänu teile. Head õhtut, head õhtut. Paksud maha, 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 paksud maha. Mis te nüüd minult? Ega mina ei ole. Sina just oledki kõigis süüdi, aga sa hakkad rääkima. Kes kirjutab neid seadusi, aga inimeste peale ei mõtle? Kuulge inimesed, mina ei ole süüdi. Kallid inimesed, saate sa näed? Veel ülbe räägime. Keda te... Seltsimees, ma tegelen temaga ise. Mis sa siin esitad rahvast? Tere ka president. Mis sa esitad rahvast? Mina esitan rahvast, mina ei esita kedagi. Su rahvas on mind praegu maha löönud. See on sinu rahvas samamoodi. Kuule, räägi, mis kuradi tähtsaid asju sa ajad siin üldse siis ise ka? Mees? Mina? Jah. Ma tulin siin juhuslikult mööda. Käisid siin võimumeestega mesi juttu rääkimas? Ma ütlesin, ma tulin juhuslikult. Käisid isandate jalad oldu lakkumas või? Kuule, lähme siit minema. Kuule. Lähme klubisse. Kuhu kohta? No mäletad, oli ju üks niisugune klubi. Ja Maara oli veel selle klubi liige. Meil töö jälle käib. Ma panin töö käima. Kõik on kohal. Ainult Milord, tema ei enda balletipoltega. Liisi on tööl. Kõik on jälle hästi. Tule klubisse. Ära. Ega mina ei mõelnud seda aega välja. Teie ise jooksite selle aja välja, palun. Magister, nii. 1500 meetrit, 6:44,6. See on 140 punkti. Oleks ta olnud 37 sajandikku kiirem, siis teil oleks üks punkt rohkem, siis te oleksite võitnud, aga praegu on kõigil 1989 punkti. On jah? Jah. Ja Markiil on 1988. Ei no, seda ma usun. Tegelikult Markii oli ainus, kes ennast ületas. No Markii võib ennast ületada, aga mind ta ei ületa mitte kunagi. Issand, aga te ei ole üldse oma nägu. Ta on midagi hirmsat läbi elanud. Teid on löödud. Tal on vägivalla jäljed. Kus su pintsak on? Rööviti või? Klubi pintsak. Räägi, mis juhtus? Sa politseil ikka teatasid või? Nägid, kes sind lõid üldse? Tunned sa ära? Oot, võtke suhkruvett. Ei ole midagi, tühi asi. Ma oleks pead ise ära tulema, kui ma nägin, et nii palju on neid. Kui palju? 10, paarkümmend, 100 ligi, üle 100. Ma ei jõudnud neid lugedagi. Panin keele tutaka ära ja tulin tulema. Ma äärad nägin muide. Kus? Ka oli linna peal. Kus koha peal? Kutsusin klubisse, luban läbi tulla, kui saab aega. Ma olen miska neid viidikas ajaks puhkama 5 minutiks. Käisid Toompeal? Käisid? Ei käinud. Kes sulle helistas? Millal? Kuule, jätta nüüd. Ma ju nägin, mis nägus olid, kui sa läksid. Kes sulle helistas, kui see muidugi saladus ei ole?
see on saladus. Minu jaoks ka. Ma olen ju sinu sõber, klubikaaslane. Minul sinu jaoks saladusi näiteks ei ole. Tegelikult ma ise ka mõtlesin, et sa oled peaga poiss. Mul võib sind isegi vaja minna. Võib-olla. Tulevikus. Ainult vaata, et seda, mida ma sulle nüüd ütlen, jah, sa mitte kunagi, mitte kellelegi ei räägi. Kuule! Ma käisin peaministri juures. Nii? No mis sa passid löö? Ei ütle ette! No mis siin öelda on? Iga konn näeb seda praegu. Isegi Lisi näeb. No, ja. Kadunud pojad tulid. Kas teil on nüüd parem? Minul on alati parem. Kas te saaksite mind natuke aidata? Kas tead, kus Markii käis? Ei. Peaministri juures. Ausalt, ta praegu mul rääkis. Mis ta tunneb peaministri? Nüüd tunneb. Mis see tahtis? Pakkus tööd. Meile või? Markiile. Jutt oli väga usalduslik. Peaminister ütles, et see, mis ajalehtedes kirjutatakse, see on lapsemäng võrreldes sellega, milline on olukord tegelikult riigis. Aga milline ta on siis? Tegelikult on katastroof. Mis katastroof? Mis jamad siin? Majanduskasv, Euroopa Liit, kõik. Mine välja, mine õue, mine poodidesse, mine vaata ringi natukene. Sulle tundub, et see on nii. Tegelikult seda ei ole. Aga mis siis on tegelikult? Tegelikult on vananev rahvastik ökoloogiliselt reostatud geopoliitilisel platsdarmil. Mida see tähendab? See tähendab, et meil on praegu esimene valitsus, kes julgeb tunnistada, et me oleme hakanud rajama riiki rahvale, kelle arvukus lähima 30 aasta jooksul langeb alla kriitilise piiri. Isegi kui meile tuleb SRÜ riikidest või Lõuna-Euroopast lisatööjõudu, on sotsialistlik röövmajandus meie ökosüsteemi niivõrd ära rüüstanud, et efektiivne majandamine on nii-öelda kombatavas tulevikus tõesti mõeldamatu. Isegi kui juhtub ime, et meie rahvaarv ikkagi hakkab tõusma, et meie majandus saab jalad alla, siis varem või hiljem üks suurem ja tugevam riik lihtsalt annekteerib meid. Jah, see on kõik või? See on see, mis Markiile meelde jäi, aga seal on veel. Jaa. No kuule, kui valitsus teab seda kõike, ta ometi teeb ju midagi. Nad ei tee, sest nad ei tea, mida teha. Seda peaminister oligi öelnud, nad väga tahaks, aga neil oli ühtegi ideed. Mina seda ei usu. Mina täitsa usun, seda on tunda. Ühesõnaga, ta oli küsinud Markiilt, kas Markii oleks nõus andma peaministrile nõu. Meie Markii, peaministrile nõu. Seda ei tohi üldse rääkida. Aga mis sa räägid siis? Palju ta saab selle? Ega raha ei ole kõige tähtsa. Ei ole küll, aga odavalt ei tohi ennast müü. Ei müü odavalt. Ei müü. Nõuniku koht on praegu kõige kallim koht. Need teenivad veel rohkem kui modellid. Ja konkreetne leping peab olema. Seepärast ei vastuta igasuguse jama eest. Kui ta on nii, sina annad nõu. Nemad teevad jama ja sina oled süüdi. See on väga riskantne koht tegelikult. Ma ei tea, kas Markii ikka sobib selleks. Aga tõesti, noh. Miks? Markii. Mis nõunik on meie Markii? No ma saan veel aru, kui mina või magister või sina, eks ole. Aga kes tuli üldse selle peale, et talle niisugune ettepanek teha? Mina ei usu seda. Mina ka alguses ei uskunud, aga nüüd ta rääkis. Aga teeme nii. Markii annab peaministrile nõu, aga meie anname Markiile. Ei saa talle nõu anda, ta ei tohtinud sellest rääkida, mõistate, me pole keegi kuulnudki sellest asjast. Tule siia. Käi. Šah. Jälle šah. Ja mis sina ei ütle ette?
Issand, kui te olete spordimehed, siis te peate ju nii palju sööma. Teil peab ju siis eriline menüü olema. Kuidas ma teid üldse toitma hakkan, ma ei tea. Kas see sibul on valmis? Kuidas? Te üldse ei kuula, mida ma räägin. Kuule on menüü, see on väga õige. Issand, kuidas mulle meeldib, et te spordimeesteks hakkasite. Nüüd on perenaise tööl hoopis teistsugune mõte, eks ole? Ma teen teile niisuguseid jõujooke ja jõusööke. Ma nii kartsin, et te hakkate ei tea millega tegema. Ma ei tea, kust ma lugesin, et M-klubi läheb poliitikasse. Aga kuidas see sport on ikka mehelik ja teile nii sobib. Ja te võiksitegi olla puhtalt spordiklubi. S-klubi. Ja. Aga miks te nüüd kõik minu kallal olete? No mis siis sellest on, et ma teile rääkisin? Ta oleks teile tulnud täpselt samamoodi rääkima nagu. Veame kihla. Ei oleks. Marki on üks väheseid mehi, kes oskab saladust hoida. Ja no raudselt. No nii, veame kihla. Vähem kui poole tunni pärast tuleb ta sinu juurde ja ütleb, kellega ta kohtus. Ta ei tule minu juurde mitte kunagi seda ütlema. Mehed, meie suhete aluseks olnud vastastikune usaldus. Meil ei ole olnud üksteisest saladusi. Mehed, ma palun teilt ainult üht. Sellest, millest ma praegu räägin, mitte kellelegi, mitte üht sõna. Täna kohtudes Eesti Vabariigi peaministriga me arutasime olukorda riigis. Detailidesse laskumata. Olukord on muutunud välja kannatamatuks. Rahva rahulolematus kasvab. Valitsus otsib väljapääsu, otsib ideid, mis suunas meie riik peaks arenema. Otsib meest, kes neid ideid annaks. Ühesõnaga otsib peaministrile nõuniku, erinõuniku. Otsib eelkõige teadlaste, õppejõudude, loovharitlaste seas. Aga peaminister tegi ettepaneku osaleda selles konkursis ka mulle. Konkursis? Ja kinnises konkursis, millest võtavad osa kõik Eesti helgemad pead. Mehed, ja ma otsustasin, et ma teen sellel konkursil kaasa.